Tere taas! Ja nüüd viimasena astub teie ette Anni Oja, kes on hariduselt arvutilingvist, 7. aastat ettevõtluse radadel ja Eesti ettevõtlike noortekoja president. Ja ta räägib teile põhimõtetest, võtetest ja mõtteviisist, mis aitavad jõuda sinna, kuhu me jõuda sooviks. Ja veel kaugemale, kohtadesse, millest alguses unistada ei julge. Kõik saab alguse esimesest sammust. Teie ees on Anni Oja. Aitäh! Ma palun tegelikult kõigil siia ettepoole tulla, et ma saan aru, et võib-olla esimene rida on natuke hirmutav, aga äkki teise ritta. Natuke paha on rääkida, kui inimesed on kuskil kaugel, et väga raske on teile otsa vaadata. Et tulge istuge lähemale, et teeme nagu Mehhiko bussi, mitte nagu Eesti bussi. Ja samuti ma palun igaühel, kellel ei ole mingit paberit ja kirjutusvahendit, et palun võtke endale üks paber ja kirjutusvahend, need on siin, jagage ilusti üksteisele, sest võib juhtuda, et teil tuleb ka natukene kirjutada. Ja hakkame siis vaikselt pihta. Nagu juba sissejuhatus tehti, sel aastal olen ma Eesti ettevõtlike noortekoja või siis rahvusvaheliselt JCI Estonia rahvuskoja president. Ja väga pikalt olin ma humanitaarias ja minu teadustöö sisu omal ajal oli internetisuhtluse keele uurimine ja jälgimine, mis juhtub kommunikatsioonis, kui kommunikatsioon kolib siis internetti. See olid huvitavad ajad, nüüd mõnda aega olen juba teadusest väljas ja ettevõtlusmaailma sisenemisel läks natukene aega, enne kui siis mõtteviis paiknes kuidagi teistmoodi ümber. Teadlase mõtteviis ja ettevõtja mõtteviis on üpris erinevad, jälgivad erinevaid mõõdikuid või panevad rõhku erinevatele aspektidele. Ja täna mul oli väga huvitav siin olla, väga meeldiv oli siin olla, kuulata neid ettekandeid ja meenutada jälle seda akadeemilist maailma, mis on tegelikult tõesti väga inspireeriv ja täis väga ägedaid ja huvitavaid inimesi. Aga üks asi, mis mulle endale omal ajal ülikoolis ja teadusmaailmas tihti silma jäi ja mida ma nüüd veel võib-olla tagantjärele oskan rohkem tähele panna, oli see, et väga paljud tegid aastaid ja aastaid teadust, uurisid midagi, aga neil oli enda jaoks lõpuni vastamata see küsimus, miks nad seda teevad. See ei tulnud võib-olla niimoodi esmapilgul välja, aga kui olid doktorikoolid või sellised ühel või teisel üritusel, võib-olla pärast kellegi doktoritöö kaitsmis, sellised vabas vormis vestlused ja olemised, siis tihtipeale tuli see välja, et me sammume mingit rada lihtsalt sellepärast, et mingisuguste juhuste tõttu me oleme sinna sattunud. Näiteks võib-olla mingi seminaritöö juhendaja kõigepealt soovitas mingisuguse teema, võtsid sellest kinni, tegid ära, siis juhendaja ütles, näed, et päris hästi tuli välja, et kuule, sellest saaks võib-olla juba lõputöö ka, et tee lõputöö ka sellest, tegid selle ära, siis tulid artiklid, siis tulid konverentsid ja ühel hetkel olid juba kuskil päris kaugel, olid tuntud nimi oma valdkonnas ja siis juba oli nagu imelik või piinlik hakata suunda muutma, et sul oli juba ka väline surve, et sa pead sellega edasi tegelema, sest sa oled spetsialist sellel alal. Aga paari päeva eest kuulsin sellist asja, et üks kooliõpetaja täiesti hoopis ühes teises kontekstis ütles, et aga ma ei ole 20 aastat enda käest küsinud, mida mina tahan. Temalt siis küsiti seda ühes olukorras ja tal ei olnud sellele küsimusele vastust ja ta ütles, aga ma ei ole 20 aastat üldse sellele mõelnud. Ma olen koolis töötanud ja aga ma ei tea, mida mina tahan. Ja ma arvan, et hetkel, just praegu, kui te saate veel valikuid teha, on teil väga hea ja väga kasulik ära kaardistada, kus te asute ja mida te tahate. Sest praegu te olete veel sellises etapis, kus te saate valikuid teha ja seada endale suunda, et minna siis juba teadlikumalt ja suurema hooga sinna, kuhu te jõuda tahaksite. Sest seni, kuni te ise oma samme ei sea, seni te lihtsalt
liigute sinnapoole, kuhu tuuled parasjagu seda paadikest triivivad. Ja selleks me teeme praegu sellise harjutuse, mille nimi on elurattaharjutus. Kas keegi on seda kunagi teinud, kas keegi on oma eluratast kunagi joonistanud? Ei. No siis mul on hea meel teile esimest korda näidata, kuidas see käib. Võtke see paber, mis teil on, ja kuskil nii 1/3 ulatuses joonistage üks ring. See ring jagage 8 sektoriks, ehk siis rist ja siis veel diagonaalid läbi, niimoodi saate kohe 8 sektorit. Ja sektorite kõrvale, ehk siis ringist välja, mitte ringi sisse, iga sektori kõrvale kirjutage üks sõna. Esimene sõna on haridus, teine on isiklik areng, kolmas on tervis, siis on sõbrad, siis on puhkus, siis pere, siis argielu, ja viimasena töö. Nii, kas kõigil sai iga sektori kõrvale sõna kirja? Nüüd järgmine asi, mis te peate tegema, on värvida ära iga sektor vastavalt sellele, kui hästi teie elus hetkel selle teemaga on. Ma siin annan natukene tausta ka, haridus. Kui te näiteks tunnete, et teil on nüüd kõik kraadid käes, kõik haridus omandatud, mida te hetkel sooviksite omada, siis võite selle sektori lõpuni ära värvida. Kui tunnete, et tahaks ikka tegelikult veel minna, teha veel järgmise astme või tahaks veel ühe eriala juurde võtta, siis näiteks 2/3. Isiklik areng. Seal hinnake seda, kui palju teil on aega ja kui palju te tegelete nende isikliku arengu teemadega, mis on teile olulised. Et kas te üldse jõuate isikliku arenguga tegeleda, et kuidas sellega seis on. Tervis, sinna alla mahub ka sport, et kas te oma tervislikku seisundit ja oma füüsilist seisu ja kehalist aktiivsust, et kui hea see tundub olevat. Sõbrad, kas nad on olemas, kas nad räägivad veel teiega, kas te näete neid? Puhkus, kas teil jääb piisavalt vaba aega, et teha neid asju, mida te tahate teha ilma mingisuguse kohustuseta? Pere, kes soovib, võib siin selle veel 2 tõmmata, kui tahta eristada, et üks on see teie vertikaalne pere, ema, isa, vanaema, vanaisad, kui head on nendega suhted, kui tihti te läbi käite ja kes tahab, võib veel eraldi siin tõmmata selle pooleks ja siis teisele poole, et võib-olla paari suhe. Et kuidas nendega on, et kas on, kui hästi või halvasti on. Argielu tähendab seda, et kas teie elutingimused vastavad sellele, mida te tahaksite. Et kas kodu on selline, nagu tahaks, tuba, soe, kraaneid, ilgu, kas söögiga, kõigega, et kas kõik see argielu pool on hästi. Et kas seal on teie enda jaoks arenguruumi, et näiteks te ei ela veel aiaga majas, vaid Annelinna üürikas või kus kohas te selle koha pealt asute. Ja lõpuks töö, see hõlmab laiemalt karjääri, et kas te tööalaselt olete praegu seal, kus te tahate olla või te ise tunnete, et tegelikult tahaks järgmisele astmele või tahaks suuremalt teha või tahaks rahvusvaheliselt minna näiteks teise riiki seda asja tegema. See on ainult teie enda jaoks, see on teie enda hetke statistika. Pange sinna paberile ka kuupäev, täna 23. märts 2019. See on tänase päeva seis.
kõigepealt, kui te võtate oma elus mingisuguse teema käsile, et on mingi valdkond, mida te hakkate konkreetselt parandama, oletame tervis, kevad on lähenemas, kõigil tuleb meelde, et varsti on rannahooaeg, et peaks võib-olla jooksma minema või niimoodi, et kui teil on mingi eesmärk, mida te teadlikult kavatsete lähiajal arendada, siis tasuks seda ringi täita näiteks kord kuus ja vaadata, kas on midagi muutunud sellel pildil. Nüüd vaadake sellel sektoril välja 2 teemat, mis on kõige nõrgemad, mis on hetkel kõige lahjem. Kõige ideaalsem, õnnelikum seis oleks see, kus ratas on üleni ära värvitud, et ratas veereb, aga väga harva läheb nii hästi. Tavaliselt on ikka, et kui näiteks tööga on kõik jube hästi, võib-olla pere juures, et kas siis lapsed või vanemad ütlevad, et sind ei ole üldse, et kogu aeg oled tööl näiteks lihtsalt. Et võtke välja 2 sektorit, mis on kõige kehvemas seisus, ja kirjutage enda jaoks üles üks lubadus, üks asi, mida te saate ära teha täna-homme, et seda olukorda parandada, ja üks asi, mida te saaksite teha kuu aja jooksul. Ja hoidke see paber alles, ärge seda ära visake, isegi kui te panete ta silma alt ära, pange ta sellisesse kohta, kus te ta lihtsalt uuesti üles leiate. See on väga lihtne, aga samal ajal väga tõhus tööriist, et te võite minna ka kalli mingisuguse mentori juurde ja maksta kallist tunnihinda ja siis võib-olla 3-tunnise vestlusega te saate oma elust umbes sama pildi lõpuks. Et see on teile endale väga lihtne diagnostikavahend nagu temperatuuri või pulsi mõõtmine, et mis mu eluseis hetkel on. Ja see, et tal on kõik need 8 sektorit, on sellepärast, et tihtipeale, kui me keskendume elus alati mingisugusele, kes fokusseerib rohkem perele ja kodule, et teil on tavaliselt mingi üks konkreetne suund, mis on hetkel tähtsam. Näiteks on vaja parasjagu ülikoolis mingisugused asjad ära teha, et siis tõuseb rohkem see fookusesse ja samal ajal sõprade jaoks ei ole aega, pere jaoks pole aega. Et alati meil fookus läheb rohkem ühe sektori peale eri perioodidel. Ja see ratas aitab meeles pidada, et me ei unustaks teisi asju ära. Näiteks kui me keskendume väga hariduse ja karjääri poolele, et me ei unustaks seda eraelu poolt ära, et vaba aega ei unustaks ära, et me ei unustaks isiklikku arengut ära. Sest karjäär ja haridus ei ole alati sama asi, mis isiklik areng, et isiklik areng tihtipeale katab neid asju, mida meil see hariduse või karjääri osa ära ei kata, sest selliseid ameteid või erialasid, mis suudaks meid kui terviklikku inimest arendada, on väga vähe. See oli siis selleks, et te praegu teaksite, kus te hetkel asute. Nüüd kuhu ja kuidas edasi minna? Üks ilus Argentiina laul, seal on selline rida, su südame kompass unistab alati teistest teedest. Ja kas ei ole niimoodi, et tihtipeale meil käib peast läbi, et kui ma oleks need kuid, et näiteks vaatad võib-olla klassikaaslasi või sõpru, kes on jõudnud oma eludega juba kuskile natukene teistesse kohtadesse, või võib-olla nooruspõlve armastus, et satud korra kokku ja siis korraks käib peast mõte läbi, aga kui ikkagi oleks midagi olnud. Et tegelikult me pidevalt oma peas mängime erinevate variantidega, erinevate eluteedega, kas võib väljenduda paljudel viisidel. Võib-olla käib väike kadeduse kihvatus läbi, kui keegi on saavutanud midagi teisel teel, millele meie kunagi oleme ei öelnud. Et väikene rahutus on meil kogu elu hinges, et kas me oleme ikkagi, kas ma teen hetkel õiget asja, kas ma olen õiges kohas. Ja hea on, et me seda endalt küsime, sest tegelikult on meie jaoks olemas alati palju erinevaid võimalikke eluteid. Ja tänapäeval, kui tõesti elutingimused on paremad kui kunagi varem, siis meil on võimalus oma elu jooksul elada tegelikult mitu elu ära. Vanasti oli kõigepealt elu
kestus oli üsna piiratud ja keskkond oli väga piiratud ja valikuvõimalused olid väga-väga piiratud, et kui tahtsid ühel hetkel midagi teistsugust teha, siis suuna muutmine võttis väga palju rohkem aega ja jõudu. Aga meie põlvkond, meil on niivõrd palju infot kättesaadaval, meie olmemured on ikka praegu väga hästi ära kaetud, et Eestis enam inimesed naljalt nälga ei sure ja vabadus teha seda asja, mida sa tahad teha, see on meil väga-väga suur. Alates sellest, et Eesti Eurostati uuringu järgi on Eesti hetkel Euroopas naisjuhtidelt näiteks teisel kohal naisjuhtide osakaalu poolest. Läti on esimene. Et Läti oli äkki 51-52% on naisjuhid ja Eesti oli seal 49 kandis. Kuskil teine kolmas koht vist jagasime kellegagi. Samal ajal siin Araabias me nägime, et naised üldse tohivad isaga minna koolihooneni ja siis seal koolihoones nad saavad vaadata lihtsalt üle video, kuidas poisid õpivad. Või siis Jaapan, kus ülikoolid aastaid süstemaatiliselt muutsid meditsiini teaduskonnas naistudengite sisseastumiseksamite tulemusi, et nad sisse ei saaks. Sellepärast, et naised, et mis nad seal meditsiinis ikka. Et meil on niivõrd palju võimalusi. Meie tulevikke ja neid valikuid, mida me saame teha, muudavad ikkagi aga kõige rohkem mitte meie mõtteid, vaid teod. Võib unistada, võib endale eesmärke seada, paberil igasuguseid plaane teha, aga seni ei juhtu mitte midagi, kuni seda esimest sammu ei ole tehtud. Küsimus endale, jälle küsimus, mida meie käest tavaliselt ülikoolis või üleüldse kogu haridussüsteemi vältel kunagi ei küsita, on, kas me elame nii, nagu meil oleks üks elu või nii, nagu meil oleks mitu elu. See ühe ja mitme elu küsimus on üks filosoofilistest küsimustest, mis on inimesi vaevanud sellest peale ja tõenäoliselt juba ammu enne, kui inimesed üldse õppisid oma mõtteid kuidagi kirjalikult fikseerima. Näiteks vanadel sumeritel ja üldse Mesopotaamias oli selline arusaam, et elusid on üks, elad ja kui su aeg läbi saab, siis kõik sõltumata nende positsioonist või teenetest siin ilmas lähevad siis sinna teise ilma, kus on pime, hästi halvad tingimused, hästi paha on seal olla, peab hästi raskelt tööd rügama, nälg. See tähendas inimeste jaoks, et elu on siin ja praegu. Ja siis pärast seda on olnud erinevates religioonides väga erinevaid vaatenurki, et seal India ja Aasia pool on neid variante, kui siin praegu hästi kannatad ja on hirmus raske, siis elad teadmises, et kui sa nüüd selle ära kannatad viisakalt, nii et sul tuleb palju head karmat, siis järgmises elus, siis oled see rikas brahman näiteks. Või kristlus ja islamis siis osades oma vooludes on väga palju kultiveerinud jälle seda, et praegu kannatad ja siis pärast saad sinna heasse paradiisi, et ole tubli ja kannata kuidagi ära ja katsu olla ja siis pärast on kõik tore ja hästi, et siis on see paradiis, kus on lihtsalt kogu aeg kõik imepäraselt mõnus. Aga meie, kes me siin oleme, siis üks maailma, ma ei tea nüüd, kas see teaduslikult jätkuvalt vastab tõele, aga see on, ma ei tea, kas see on müüt või teaduslik fakt, et eestlased on üks kõige siis formaalse usu kaugem rahvas. See ilmselt tähendab seda, et meil on ikkagi antud ainult see üks ja praegune elu ja lootust jätkueludele või teistele maailmadele, et see on meil siin hetkel kasinavõitu, et elama peab nüüd ja praegu. See nüüd ja praegu tähendab seda, et me peame kogu aeg teadma, mis on meie fookused. Ükskõik, kas see on siis teaduses. Kus ma tahan 10 aasta pärast olla? Kas ma tahan 10 aasta pärast olla ikka sellel samal positsioonil, teha seda, mida ma hetkel teen? Võib-olla ma olengi leidnud juba oma unistuste valdkonna ja oma unistuste positsiooni ja minu ümber oma unistuste meeskond ja siis see ongi väga hästi. Aga võib-olla tahaks 10 aasta pärast olla Nobeli laureaat, mis ei ole ju välistatud ega võimatu mitte ühestki otsast. Et kui praegu teada, kuhu ma jõuda tahan,
siis iga päev peaks vaatama oma tegevust selle järgi, kas ma panen fookuse sinna, kuhu ma tegelikult jõuda tahan või ma teen kõrvaltegevusi. Ja siin on mul nüüd teile järgmine kirjutamise ülesanne. See jääb rohkem nagu kodutööks, aga pange endale see põhiküsimus kirja. Tehke 2 tulpa. Mis on need tegevused, mis mulle energiat annavad ja mis on need tegevused, mis mult energiat võtavad? Ma mõtlen siis selle all seda, energiat annab, need on seda sorti tegevused, et kui te seda teete, siis te tunnete, et nii äge on, nii tore, pärast tükk aega olete elevil ja rõõmus ja need tegevused, mis energiat võtavad, on need, mida te üritate võimalikult kaua edasi lükata ja siis kuidagi suure vaevaga saate tehtud. See oleneb palju isiksuse tüübist, et mõnel inimesel on näiteks esinemine see, mille järel ta lausa lendab terve ülejäänud päeva ja mõnel teisel on esimene see, et nädal aega enne juba kõht hakkab valutama ja käed hakkavad värisema. Mõnel teisel on see numbritega töötamine see, mis paneb pea valutama. Et neid inimtüüpe on väga palju, aga tähtis on ise aru saada, mis on minu jaoks need tegevused, mille järel ma olen täiesti särtsu täis ja tunnen, et ma võiks nüüd kõike teha ja mis on need, mille järel ma lihtsalt vajan toibumiseks aega. Ja selleks tasub täiesti aega võtta ja teha endale hea selline ikka korralik nimekiri, vähemalt 10 asja kummagi tulba alla. Ja siis hakata vaatama iga tegevuse puhul, kui suure osa see moodustab hetkel minu igapäeva tegevusest. Ja loomulik, seda vist ei ole vaja, see on nii iseendast mõistetav, et peaks oma tegevust hakkama kujundama selle järgi, et need asjad, mis annavad teile energiat, et seda hakkaks olema teie päevas rohkem kui seda, mis teilt jõu ära võtab. Sest te saate palju rohkem tehtud, pannes oma fookuse sinna, kus te olete oma kõige paremas sõiduvees või kus tekib lausa see vooseisund. Kui te teate juba, kuhu te jõuda tahate ja mis on teie jaoks see tõeline pärituul, siis visiooni koostamisel, endale selle suure pildi seadmisel ei tasu mitte mingisuguseid piire seada. Kui te vaatate seda oma eluratast ka, et vaadake seda ka sellise pilguga, eriti need sektorid, mis on hetkel nõrgemas seisus, mis oleks teie jaoks ideaalolukord selles sektoris? Mis on see, kuhu te tahaksite jõuda või mis oleks teie selline elukord, kus teie ratas oleks täiesti lõpuni värvitud kõigis sektorites? Kui te seda teate, siis te saate paika panna oma tuleviku eesmärgi näiteks 10 aasta pärast ja kõigis nendes sektorites, et unustamata näiteks tervist või unustamata oma olmepoolt. Ja selle järel hakake mõtlema niimoodi sealt lõpust siia poole, mis oleksid need vaheetapid, et sinna jõuda. Et mis oleksid need vahetegevused või vaheastmed, teaduses tõenäoliselt, kui teil on mingi kõrgem, kaugem eesmärk, et see on üsna hästi teada ülikooli struktuuris, et mis on need vaheetapid, et kuhu peab jõudma, mis asjad peab ära tegema, või näiteks, mis on teie valdkonnas need tippülikoolid, kuhu võiks minna mõneks aastaks midagi tegema. Et need vaheetapid saab paika panna ja need saab tegelikult peaaegu panna isegi ajajoonele. Seni, kuni teil ei ole seda ajajoont ega eesmärki, seni tõenäoliselt ei juhtu nii suurt mitte midagi, et seni te olete puhtalt juhuse vallas, et kui tuleb võimalus, siis võib olla. Aga kui teil on plaan olemas, siis te saate hakata vaikselt sinnapoole minema. Ja siin enne ühes ettekandes toodi välja see, kui lihtne on Eestis teha asju, sellepärast, et me oleme nii väikesed. Ja ilmselt te olete kõik, või võib-olla kui ei ole teadlikult kogenud, siis mõelge natuke selle peale, et meil on siin tõesti tõeline imedemaa selle koha pealt, kui palju on võimalik ära teha, kui lihtne on inimestele juurde pääseda, et Eestis tegelikult ei ole ühtegi täiesti juurdepääsmatut inimest, kas teaduses, poliitikas, et võib-olla mõne inimeseni jõudmine võtab natukene rohkem aega ja vaeva, aga see on tehtav Eestis. Suurtes riikides on see üldjuhul võimatu või selle peale kulub tohutult energiat. Kui teil on teada umbes, kus te tahaksite olla, siis mõelge enda jaoks välja mõned inimesed, kes teevad võib-olla juba seda,
mida teie tahaksite teha. Ja katsuge leida kas siis võimalus nendega kohvile minna. Muidugi te peate enne juba enda jaoks selgeks mõtlema, mis on teie jaoks need küsimused või võib-olla kahtluse või murekohad, aga leidke endale paar inimest, kes on teie jaoks selline, ütleme, mingi standard või mingisugune latt ja katsuge leida võimalus nendega rääkimiseks, sest sealt te võite saada midagi sellist, mis võib-olla, ma ei taha sõna saatus kasutada, aga midagi sellist, mis aitab teil oma suunda väga julgelt ja kindlalt seada. Sest kõik need unistused, kõik asjad, nad on mingit moodi tehtavad. Me lihtsalt peame enda jaoks üles leidma selle tööriista komplekti, et mis minul isiklikult aitaks selle ellu viia. Võimatuid asju on tõesti väga vähe, et mis need olid, et oma kukla vaatamine ja ilma peegli abita ja et need on võimatud asjad. Aga meie kui inimeste jaoks, isegi kui te praegu tagasi mõtlete juba sellele, mida oma praeguses elus olete teinud, kindlasti olete te teinud asju, mida te 10 aastat tagasi ei oleks arvanud, et te teete või suudate või julgete mõnikord. Võib-olla on see mõni esinemine, kellel on esinemishirmed, võib-olla on seal esinemiskogemused või mõni selline eesmärk, mis alguses tundus täiesti tehtamatu. Et üks keskmine 35-aastane inimene on tavaliselt oma elus Eestis ikkagi juba palju rohkem teinud, kui ta võib-olla keskkooli ajal oleks suutnud ette kujutada üldjuhul. Ja mida see tähendab? See tähendab, et praegu te omakorda ei kujuta ette, mida te järgmise 10 aastaga suudate korda saata. Ja teie ümber on väga palju inimesi samamoodi, kes on kordi ja kordi läinud oma mugavustsoonist välja. Ja eestlastel ja üleüldse meil siin Põhjamaa rahvastel, meil on haruldane omadus, mida maailmas ei olegi nii palju, et me suudame kogu aeg oma tegevuses pikka planeerimist ja suure pildi nägemist sisse kodeerida. See jälle meile endile eestlastele võib-olla ei ole nii otseselt hoomatav, aga Eestis just viibisid 4 noort mehhiklast, kes tulid siia meie MTÜ-de ja meie firmade ja meie valitsusasutuste pealt õppima, et kuidas siin asju tehakse, et siis minna tagasi oma ülikoolidesse, oma MTÜ-desse ja siit paremat ideed kaasa võtta. Ja nende käest küsiti hästi palju sedasama küsimust, mis ikka Eestis siis teisiti on kui Mehhikos, et Mehhiko on nii suur maa ja nii palju võimalus ja suured linnad ja nad tõid välja väga huvitava asja. Nad ütlesid, et teie kliima on siin nii külm. See tähendab, et kui sa tulevikku ei planeeri, siis sa lihtsalt sured ära. Et sa pead hakkama juba suvel mõtlema, et nii küttepuud, siis seened, mustikamoos, õunad, kartul vaja keldrisse saada, kapsas, porgand, huvitav, kas ikka sellest jätkub kevadeni. Et me oleme aastatuhandeid pidanud kogu aeg ette planeerima ja niimoodi läbi aasta. Et kevadel juba hakkad mõtlema, et nii nüüd on, seeme on vaja mulda saada, siis hakkab suvi pihta, ruttu on vaja heine ära teha, siis on vaja need võib-olla igasugused seal loomad sisse välja, metsas ära käia, hoidised asjad, hakkab talv pihta, siis on vaja metsas käia, et nüüd on maa külm, et nüüd saab palki lõigata, et vaata suvel ei saa välja vedada, et pinnas on liiga pehme, et siis kogu aeg pead planeerima ja mõtlema. Ja need mehhiklased ütlesid, et neile tundub selle põhjal, mida nad on siin meie startupides ja see teeme ära liikumine, Taxify, igal pool näinud, on see, et ükskõik mida eestlased teevad, nad suudavad pikalt ette näha ja nad hakkavad lahendama mitte seda probleemi, mida sa hetkel enda ees näed, vaid nad hakkavad lahendama selle probleemi põhjust. Või teine variant, nad mõtlevad ette, et 10 aasta pärast tuleb selline probleem, kui me praegu ei muuda sellist asja. Ehk siis eestlased nende hinnangul lahendavad juba selliseid probleeme, mida hetkel võib-olla kohe ei oska ettegi kujutleda. Ja nad ütlesid, et Mehhikos on 10 000, võib-olla 100 000 MTÜ-sid ja kõik lahendavad neid asju, mida nad näevad enda ees. Ütleme, näljane laps, MTÜ kogub seal raha, teeb mingi ürituse või müüb mingeid küpsiseid, saab raha, ostab lapsele süüa, laps saab kõhu täis. Homme on jälle laps näljane, no jälle, teeme uue.
laps on paljajalu, teeme ürituse, kogume raha, ostame kingad. Poole aasta pärast on kingad väiksed, tuleb jälle raha teha uued kingad. Ja nad ütlesid, et eestlased mõtlevad pigem niimoodi, et miks see laps näljas on, äkki vanematel ei ole piisavaid oskusi, et tööturul läbi lüüa, äkki vanematel on vaja hoopis mingisugust abi, ettevõtluskoolitus, midagi, et see on eestlaste mõttemudel. Ja ma ise ei olnud ka sellele niipidi mõelnud, aga mõelge korraks enda peast läbi, et kui palju teis on seda etteplaneerimise oskust. Meil on see minu meelest geneetiliselt lihtsalt sisse kodeeritud, et kogu aeg pead mõtlema 2, 3, 4 sammu ette. Ja see on meile suur konkurentsieelis. Et Eesti nüüd alles hakkab vaikselt stabiliseeruma, aga Skandinaavia maad osalt on ühed maailma õnnelikumad, seal Taani ja teised, et meil on see oskus kuidagi ehitada üles oma elu niimoodi, et me saaksime seal kenasti harmooniliselt edasi liikuda. Ja väga paljudel kultuuridel see oskus puudub, sest neil elu on palju lihtsam. Selles mõttes, et Mehhikos ära sai külmu, mägedes võib-olla, aga kes see mägedesse ikka üles ronib. Et söögiga seal Kesk-Mehhikos ja veel mõnes piirkonnas on 3 saaki aastas. See tähendab, et kui sul on kõht tühi, et siis kui sa paned mingid asjad kasvama, pluss veel kõik see, mis looduses ise kasvab, sul on kogu aeg söök ümberringi. See tähendab, sa ei pea tõsiselt isegi ette mõtlema, et sa küll kuidagi ikka saab. Hea küll, täna on kõht tühi, aga homme ikka jälle midagi kuskilt kasvab ja kuidagi saab. Ja see annab sellise hetkes olemise mõtteviisi, mis ühest küljest on võib-olla tore, nüüd kui räägitakse sellest hetkes viibimisest ja et me ei tohi ikka oma mõtteid mujale lasta, et keskenduda hetkele, aga teistpidi tähendab see, et sa kogu aeg oled nii hetkes, et sa üldse tulevikku ei näegi. Ja tulevikku nägemata saab sinust jälle üks lihtsalt ringi hulpiv paadike, kes ei tea, kuhu ta läheb või miks. Ja meie suurus ja väiksus, Eesti tegelikult ma vaatasin järgi, Euroopas on Eesti suuruselt 50 riigist 29 maa. See tähendab, et me ei ole üleüldse sugugi nii väikesed. Me oleme näiteks Belgiast ja Hollandist ja rääkimata Luksemburgist ja sellistest riikidest suuremad. Šveitsist oleme suuremad. Olete te kunagi mõelnud, et me oleme tegelikult suurem maa kui Šveits? Ja kui ma noorem olin, võib-olla ma ise sattusin ka vahel sellesse lõksu, et lähed, käid teises riigis, elad natukene teises riigis, siis tundub, kõik on nii suur, nii palju võimalusi, igasugused asjad õhtul, nii palju kohti, kuhu välja minna. Ja noorema ja rumalamana käis peast mõtte läbi, et oi, küll on tore suur maa ja nii palju võimalusi. Aga nüüd natukene vanemana ja natukene rohkem mõelnuna võib-olla, ma olen aru saanud, et see suurus ja väiksus on puhtalt meie enda peas. Suured ja väikesed ei ole nii väga kohad kui meie elud ja meie mõtted. Sest sa võid elada 25 miljonilise elanikkonnaga linnas, kus sul on režissöör Malkovitš näiteks lavastab seal linnateatris etendust, et sa saad õhtul minna, lihtsalt osta pilet ja minna Malkovitši lavastatud etendust vaatama, või sul on seal Budabaar, igasugused kuulsad ägedad asjad, päikese tsirkusel on seal püsiesindus. See on suur linn, et palju võimalusi, väga tore saad minna kõiki neid asju vaatama, aga kui sa tahad seal linnas midagi tõsiselt suurt ära teha, siis on see väga raske, sest sa oled lihtsalt 1,25 miljonist. Ja võid sa seal rabeleda ja jäädki rabelema, aga näiteks seal, nagu siin oli näide, saada tund aega eetriaega teadlasena riigitelevisioonis, väga vähe tõenäoline. Et sa võid olla küll suures keskkonnas siis inimeste ja hoonete arvu poolest, et seal on nii ja nii palju maju rohkem kui näiteks Tallinnas või siis märkimisväärselt rohkem inimesi kui Tallinnas, aga see ei tähenda, et su elu oleks seal kuidagi suurem. Sa lihtsalt saad käia rohkemates ööklubides õhtul. Või ülikoolis võib-olla lendab tihemini kohale tähtsa nimega külalisõppejõude. Aga see ei tee kuidagi seda kohta ennast suureks muus kui lihtsalt kvantiteedis. Kvaliteedis
me ei ütleks, et oleks midagi nii erakordset. Et tegelikult on Eesti väga suur maa, meil on väga palju suuri inimesi ja meil on väga palju suuri mõtteid ja meil on ruumi ja õhku suureks mõtlemiseks ja suureks tegutsemiseks. Ja sellest on väga paljud eestlased ka nüüd hakanud aru saama, kes kunagi läksid selle suure koha hurraaga siit minema, et meil on juba kontrollimata fakt nüüd, aga kuulsin, et mitu aastat järjest on meil olnud see positiivne tagasitulek, et Eestisse tuleb tagasi rohkem inimesi, kui siit ära läheb. Ja te olete praegu siin ja teil on nii palju võimalusi, et te hetkel ei kujuta ettegi, kui palju. Et sellepärast võtke see eluring ja mõelge järgi, mida te oma elus teha tahate, kuhu te jõuda tahate, kus te hetkel olete ja mis on need sammud, mida nüüd ja kohe vaikselt tegema hakata, et sinna minna, kuhu te jõuda tahate. Ükskõik, kas see on teaduses või milleski muus, võib-olla ettevõtjana ka, miks mitte, et Eestis on kõik teed tegelikult väga lihtsalt lahti. Siin ei ütle keegi teile, et sa oled naine, et ära sina siia erialale või siia valdkonda tule või sina ei tohi sellisel positsioonil olla. Või üleüldse, et siin ei ütle keegi, et sa oled näiteks alles 30-aastane, et mis sina ka sellest tead. Või et sa ei ole mingisugusest rikkast perekonnast või sa ei ela teatud linnaosas, et meil sellist asja ei ole. Meil sõltub kõik tõesti enda pealehakkamisest ja sellest, mis sul endal sees on ja mida sa ise teha tahad. Ja nüüd lõpuharjutuseks on mul teile selline asi. Väga tihti kasutame me väljendit jah, aga. Olen ise palju kasutanud ja olen seda väljendit ise kuulnud, kui keegi tuleb näiteks mingisuguse mõttega, et mul tuli siuke mõte, et tahaks siukest asja teha, siis jah, aga on väga tüüpiline vastus. Jah, aga tegelikult tähendab ju ei. See tähendab lihtsalt, see jah on seal ilma igasuguse tähenduseta, sest sellele järgneb see pikk aga ja põhjendus, miks see on võimatu, miks sa ei peaks sellega tegelema, miks see on loll mõte, aga su mis iganes põhjused sinna järele tulevad. Ja mul on teile selline harjutus, et leidke üks inimene, keda te ei tunne. Ma arvan, siin saalis peaks küll olema niimoodi, et leidub piisavalt neid, kes omavahel üldse ei tunne. Ja selline paari harjutus siis sellele inimesele, kellega kõigepealt muidugi ütlete ilusti nime ja kes te olete, aga siis kõigepealt üks ütleb teisele ühe suure unistuse. Nii suure, et natukene juba hakkab nagu piinlik või selline see unistus, mis on nii suur, et ise tahaks endale kohe öelda, et aga. Selline unistus, kus tahaks ise endale kohe piiri või piduri peale tõmmata, öelda, aga ei, et ma ei saa, et kas mul on lapsed või mu mees ei, või mu raha pole või mu professor, ükskõik mis aga seal on. Ühesõnaga, mõelge välja üks oma unistus ja keerake sellele veel natukene vinti juurde selle piirini, kus teil endal on juba nagu selline tunne, et tahaks endale ei öelda. Ja öelge see unistus teisele ja tema vastab teile jah, ja siis lisab sinna veel midagi juurde. See jah, võib olla näiteks, et sinna unistusele veel vunki juurde lisada või seda inimest kuidagi tunnustada, et lisada talle veel midagi sellele juurde. See vist natukene võtab mõtlema, jah, aga on palju lihtsam öelda, et neid põhjendusi, miks miski on keeruline, miks on takistused, on palju lihtsam, aga püüdke välja mõelda hoopis see piirangu vastand. Jah, ja mis veel oleks võimalik. Ja siis vahetate, siis räägib teine. Selline harjutus. Nii et leidke nüüd palun endale siis keegi, keda te ei tunne. Tervitus, nimi, kes te olete ja siis räägib üks oma suure unistuse ja teine vastab jah ja siis vastupidi. Ütleme, et see kumbki paar võiks olla, et üks räägib ja teine vastab kuskil nii 2-3 minutit ja siis vahetus.
Ma pean mingi eesmärgi seal leidma ja selle vaata. Kas ma vahetan magistrisse? Aga see tuleb leidis, miks ma peaksin sinna. Aga ma sinna kaks oli. Ja kõik keeltab. Ma unistasin, et ma tean saksa rootsi keelt. Ma tean seda ära. Mul ei ole teha. Mul ei keele meelde. Ma teen selle ära. Aga noh. Nii, ütleme üks lause veel ja siis tõmbame selle harjutuse kokku. Ja siis mul ongi lõidsid rohkem mingi teised aga see vist ega see nagu rahust, aga ma nii kahtad, et ma võtan seda ütelda. Ja siis mul õpetas, et ma ei oska. Või siis ma tegema uuesti mõeldes. Ja lõpetuseks ma loodan, et te saite nüüd mõne ägeda unistuse välja öeldud ja kuulsite mõnda ägedat unistust ja see jätke endale see meelde, et ma ise ka kogu aeg tuletan endale meelde, et näiteks lapsega suheldes, et ma seda agat kasutaksin vähem ja jaad tuleks rohkem. Aga kaks asja lõpetuseks. Üks asi täna hommikul
nägin toredat mõttekildu, et kuskil üks tuttav kirjutas, et Hiinas on ta näinud ühte maanteed, kus on 50 sõidurada ja ühel hetkel lähevad need 50 sõidurada kokku 4 sõidurajaks. Ja siis see tuttav kirjutas, et alati, kui mul on elus tundub, et on palju stressi, siis ma mõtlen sellele maanteele ja mõtlen, küll mul on hea meel, et ma sellel maanteel hetkel ei ole, siis kes sealt tulevad selle 50 pealt ja 50 sõiduraja pealt ja siis katsuvad sinna 4 sõiduraja peale ennast pressida ja tundide kaupa ootavad. Ja teine asi, ma mõtlesin, et kellest teile rääkida lõpetuseks, et alati väikene selline värskendav lugu kulub ära. Tuntud inimestest, nende elulugudest saab lugeda raamatutest väga palju, kuidas rasketest ja võimatutest tingimustest välja tulla ja palju asju saavutada, et selliseid raamatuid on väga palju ja alati soovitan neid lugeda. Aga ma mõtlesin, et ma räägin teile lõpetuseks loo ühest oma sõbrast. Lihtsalt üks näide paljudest, et kuidas võimatuna tunduvatest oludest ikkagi on võimalik välja ujuda, vahel natukese hea õnnega, aga ikkagi. Mul on üks sõber, kelle vanemad on pärit Tuneesiast ja enne tema sündi Tuneesia oli poliitiliselt siis võib-olla natukene teate, et selline totalitaarsusele kalduv kant ja kõik teisiti mõtlejad pandi vangi või lasti lihtsalt maha. Ja tema vanemad sattusid siis olevat sellest mitte valitsust pooldavast kilpkonnast ja üsna aktiivsed, nii et vanemad olid ka juba sellest nimekirjas, kes siis kuulus kas vangi panemisele või likvideerimisele. Ja ta isal ja emal õnnestus Tuneesiast välja saada, et neil õnnestus sealt enne ära põgeneda, kui siis neile oleks üht või teistpidi kriips peale tõmmatud. Nad põgenesid Tuneesiast ära Pariisi ja jäid sinna elama ja minu sõber siis sündis juba seal. Aga nagu paljud Tuneesia poliitilised põgenikud, ega neid seal Prantsusmaal mingisugune hea elu ei oodanud, et kõik alustasid nullist ja vaeselt ja sellistes oma heast haridusest hoolimata lihtsatel töödel, vaestes linnaosades. Ja mu sõber kasvas sellises piirkonnas, kus siis elas väga palju tumedama nahatooniga inimesi ja kus siis tema juba lapsepõlvest peale käisid pidevad valged natside kambad siis neid peksmas, neid tumedama nahaga noori. Ja ühel hetkel siis ta kuidagi vanematega läksid tal endal põhimõtted nii risti, et ta tuli kodunt ära ja hakkas tänaval elama ja siis ta oligi osa siis sellest tumedanahaliste gängist ja neil oli seal pidevalt selline elu ja surma peale, et ta nägi oma sõpru suremas nendest tänavalahingutes, kus teismelised seal kuidagi katsusid ellu jääda, kui jälle see valgete natside kamp peale lendas. Et ta on näinud oma silma all sõpru suremas ja tal on oma siis sellest teismeeas siiamaani sellised refleksid, et ta on ka öelnud, et teda nagu need, kes kunagi Afganistanis Eestist käisid sõjas, et ta on öelnud, et näiteks ärge mind äratage niimoodi, et te tulete mind katsuma, sest ma ei tea, kuidas ma võin reageerida. Ja siis ühel hetkel sattus ta narkootikumide otsa, nii nagu väga paljud, kes siis seal tänavatel elasid. Ja ta elas ka siis koos oma sõpradega juhuslikes kohtades ja sel ajal nad tarbisid kõike, mida sa saad suitsetada, süstida, ninast sisse tõmmata, ühesõnaga kõikvõimalikud asjad olid tal läbi proovitud ja ta oli heroiinisõltlane. Kes sellest vähegi teab, siis heroiin on üks nendest karmimatest sõltuvustest, millest on väga-väga raske minema saada. Tavaliselt heroiiniga surraks üsna noorelt. Aga kuidagi ta ikkagi käis keskkoolis edasi. Et ta elas, kus juhtus, aga siis ta ikkagi mingisuguse, tal oli väga hea pea, ta oli väga andekas tegelikult, ta oli ka andekas muusik viiuli peal, et ta kuidagi nagu ka tänaval elades siis käis sellise rütmiga keskkoolis edasi, et tal õnnestus keskkooli diplomini ennast välja vedada. Ja
oma klassivendadega või klassikaaslastega ta üldiselt väga läbi ei käinud, et neil oli nii erinevad elud, et nemad läksid õhtul oma koju, kus neid ootas söök laual ja tipp-topp kõik ja siis tema läks kuskile, kus tema gäng parasjagu ööbis. Ja jõudis ta siis oma keskkooli diplomini, neil oli lõpupidu ja seal lõpupeol, et noh, ega ta seal kedagi põhimõtteliselt ei tundnud, oma klassikaaslasi. Ja siis üks tüdruk hakkas seal temaga juttu rääkima ja rääkisid ja siis kell sai nii palju, et mu sõber sel ajal elas ühes metroojaamas. Ja tal oli välja arvutatud, et ta peab jõudma viimase rongi peale, et sellega ta saab sinna jaama, muidu ta ei saa pärast enam metroosse sisse, sest ööseks pannakse metroo kinni. Ja siis see tüdruk küsis, et aga noh, kus sina elad, mu sõber ütles selle metroojaama nime ja tüdruk sai aru, et ta elab selles piirkonnas, küsis ei, no aga mis tänaval seal, ei, noh, et ma elan seal metroojaamas. Siis nad rääkisid veel natukene ja siis mu sõber läks ikkagi paar seda viimast rongi enne, et läks juba sinna oma jaama ära kindluse mõttes, et kindlasti ikka sinna sisse saada, sinna, kus ta ööbis. See tüdruk tuli kõige viimase rongiga sinna jaama talle järele. Tal oli kaasas 2 magamiskotti ja natukene toitu. Ja siis see tüdruk mõned päevad elas temaga seal metroojaamas ja noh, nägi kõike seda heroiini ja kõike muud asja. Ja siis paari päeva pärast tüdruk ütles, et ma nüüd lähen, kui sa tahad, otsi mind üles, aga noh, sa pead omale enne natukene mõned asjad korda ajama, et heroiinist lahti saama ja siis tüdruk läks ära. Ja mul sõbral ikka see tüdruk oli natukene hinge läinud. Käis ring ja mõtles ja siis sattus kokku ühe oma tuttava, kes oli tänavalt ära pääsenud, et see tuttav oli samamoodi andekas poiss, väga andekas muusik, oli narkotsi jaoks raha teeninud tänaval muusikat mängides. Mööda oli sattunud minema ühe Pariisi muusikakooli direktor, kuulis poissi, kuulas natukene lähemalt, kutsus ta enda juurde ette mängima ja võttis ta tööle siis ühte muusikakooli orkestrisse ja sinna muusikakooli juurde ja noh, tingimusele, et siis narkootikumidega on lõpp ja et see poiss oli ühesõnaga juba suutnud selle vanaeluga lõpparve teha, juba tal oli üürikorter ja palk ja kõik. Et sai siis minu sõber selle oma sõbraga kokku, rääkis natuke, tead, siuke lugu oli ja selline tüdruk ja et ma ei tea nüüd, mida teha. Ja siis sõber ütles, et hea küll, tuled minu juurde, ma aitan sind. Et sõber võttis ta siis sinna enda juurde korterisse ja pani ta kuuks ajaks sinna luku taha. Et mu sõber sel ajal oli väga-väga selline hästi kondine ja nõrk ja kõik, mida heroiin inimesega teeb, et raha läks narkotsi, mitte söögi peale, et ta füüsiliselt oli sel ajal ikka väga-väga nõrk, põhimõtteliselt lihtsalt kondid ja nahk. Ja see tema sõber oli juba niisama füüsise poolest selline 2-meetrine ja turske vend ja pärast narkootikumidest loobumist ja siis korraliku elu peale jäämist oli ta veel tugevamaks muutunud. Ja see sõber oli ise ka heroiini pealt ära tulnud, nii et ta teadis, mida see tähendab ja ta teadis, et sul kulub 6 aega, et saada kehast see esimene kõige hullem sõltuvus välja, see kõige hullem keemiline sõltuvus, kus sul lihtsalt läheb silme eest mustaks ja keha hakkab igasuguseid trikke tegema. Ja ühesõnaga siis mu sõbra sõber hoidis teda 6 aega seal korteris lugu taga, välja ei lasknud, et ta oli piisavalt suur kapp, et isegi kõige hullematel hetkedel temast lihtsalt kuidagi mööda ega läbi ei saanud. Söötis liha uuesti luude peale mu sõbral. Ja 6 aja pärast ta siis lasi mu sõbra välja, ütles, et nüüd sa peaksid juba ise hakkama saama, et sa oled nüüd saanud selle kõige hullema aja mööda, et nüüd on juba nüüd sa saad valida, kas sa teed narkotsi või ei tee, nüüd sa juba pea on juba piisavalt selge, et saad otsustada. Ja mu sõber sellest peale ei ole kunagi heroiini puutunud, ta läks otsis selle tüdruku üles, elasid väga kaua aastaid koos, nüüd on see suhe sai läbi, aga juba muudel põhjustel. Ja mu sõber võttis kätte, töötas ennast üles IT-alal, et ta oli piisavalt andekas, et ta suutis endale ise kõik need asjad selgeks õpetada. IT-alal selles valdkonnas, mis talle huvi pakkus, töötas ta ennast üsna tippu välja, nii et ta saab valida firmasid, töid, nii nagu ta ise tahab. Raha mõttes tal ei ole sellest saadik kunagi enam probleeme olnud.
ja muusikuna ka, et ta on vahepeal ta võtab tööst sellise pausi, võtab ennast töölt lahti, läheb näiteks 6 kuuks kuskile teise riiki, kus tal on sõpru muusikuid ja siis annavad koos plaadi välja, kus siis tema mängib viiulit ja ta kirjutab muusikat ja see läks pikaks, ma ei hakka teile praegu tema muusikat panema, aga see on imeilus ja kui sa seda kui ma kuulan seda muusikat, et on selline klassikalises võtmes väike metallivarjund on sees ja siis see viiul, see, mida ta ise mängib, kui ma seda kuulan, siis mulle alati see muusika räägib seda lugu, kuidas ta täielikust kõnsast, sõna otseses mõttes kõnsast metroo, heroiinisõltlane, gängid, sõbrad, suurem osa surnud, kes narkotsi, kes tänavavägivalla kätte. Et kui teda praegu näha, ülikond seljas, TikTok, kõik prestiižne töötaja oma valdkonnas, andekas muusik, et keegi ei oskaks ette kujutada, mis elu tal selja taga on. Lihtsalt huvitav fakt selle juurde, et minul ei ole Eestis muide mitte kunagi keegi pakkunud narkootikume müüa, ma näen nii viisakas ja korralik välja, aga temal ikkagi midagi, kui ta tuli mulle külla esimest korda Eestisse, siis Tallinna bussijaamas astuti talle 2 korda ligi ja pakuti erinevat kraami müüa. Ma isegi teadnud, et Tallinna bussijaamas keegi narkootikume müüa pakub ja kuigi ta juba aastaid midagi ei kasuta, siis ilmselt temas midagi sellist on, et need narkoärikad kohe saavad aru, et seal võib-olla on klient, aga et midagi tal on veel sellest sisse jäänud. Et selline lugu. Ja alati, kui mul endal on vahest raske ja tundub, et kõik on nii kehvasti, siis ma mõtlen tema peale ja mõtlen, et kus tema välja ronis. Et kui võrrelda minu starditingimusi või ükskõik kui halb mul ka vahel oleks, ükskõik kui vahel tundub, et kõik läheb korraga viltu, siis võrreldes selle punktiga, kus tema välja ronis, et kui tema on siin, siis isegi see minu kõige kehvem hetk on võib-olla siin. Ja siis ma mõtlen, et pole hullu midagi, et küll kõik saab korda. Nii et lõppsõna on, et kõik saab korda, kõik laheneb kuidagi ära, võtke oma eluohjad enda kätte, et ärge laske neil lihtsalt kõrval lohiseda. Et kõik on kuidagi võimalik. Aitäh! Aitäh Anni Ojale!